tere hommikust. Tervitan Viru hotellist 15. korruselt vaade merele. Miks ma siin olen? Sellepärast ma pidin Tallinnast tulema ja sellepärast, et kui mina sündisin, siis oli selge, et ma mitte kunagi siia ei saa. Ja kuna mulle meeldib võimatud asju võimalikuks teha, siis ma tulin Viru hotelli. Kõva äpikraapjana kraapisin endale pakkumise ikka mega odavaks. Aga see kogemus on mul nii hea, et kui ma teinekord pean veel Tallinnast tulema, loodan, et ei pea. Aga kui pean, siis ma kindlasti peatun, kui muidugi väga kallis ei ole. Kui on 10-15 eurot kallim, kui ma praegu maksin, siis ma tuleksin ka Viru hotelli. Sellepärast, et hotell on oma hinnaklassist lausa, ma ütleksin, suurepärane. Nagu uuemas maakeeles öeldakse 10 out of 10. Ja? Et voodi on väga mugav. Hommikusöök oli hästi äge, sellepärast, et oli tehtud selline, nagu oleks mingi 70 või 80. Et esimest korda mis kogu elus hommikusöögis, kus oli hautatud tee, see, mis lasub tõmmata selle suures sellises metallkanistris, see oli väga maitsev. Ma olin tassi teed kõigepealt, nagu peenemates hotellides, pärast tiin kohvi ka. Ja teine asi, mis mulle selle hästi meeldis, oli Giselle. Hotellis oli Giselle. Ja kui ma veel kõrgele ka saan, nagu praegu, äkki saab isegi veel kõrgemale, siis muidugi see on juba kogemus. Nii et kindlasti Viru, ma olen suur. Minust sai väga suur Viru hotelli fänn. Aga ma ei tulnud sellest seda hotelli kiita taevani, kuigi peaks, sest tõesti, mõtlen, et see on täpselt see, mida mina vajan, ütleme niimoodi. See on täpselt see, mida mina vajan. Ma ei oska siin ühtegi viga näha, ma võiksin see vigu näha, kui ma hakkasin võrdama mingite 5-tärni hotellidega, jah, muidugi, ma võiksin siin palju vigu näha, aga ma ei võrda seda 5-tärni hotellidega, ma võrdan seda korraliku keskklassi, kesktaseme hotellidega ja kui nendega võrdeldasin, siis mitte ühtegi viga, null. Kõik on nagu, võib-olla see, mis on üldiselt Eesti hotellide viga, et need hommikusegi lausa teenid tipuvad kõigepealt selle good morning, regalt vahel tere hommikust, aga pärast on just Eesti keelt rääkimine. Aga see ei ole selle hotelli viga, see on üldisemalt Eesti ühiskonna ja Tallinna viga. Aga jah, see hotell on mulle väga mokkamööda värk, väga mokkamööda. Aga ma ei tulnud siin tõesti Viru hotellist rääkima, ma tulin siia rääkima Lux Expressi filmivalikust. Mulle meeldib Lux Expressi sellel ukselise bussis vaadata ilma helita filme. Et see on hea rahustav, kui heli ei sega ja ma tavaliselt vaatan Hollywoodi filme ja ma panen ingliskeelsed subtiitrid, sellepärast, et ma ei taha näha, kuidas kõik on tõlkina, ma tahan näha, mis originaalis on, aga heliga kuulata ei taha. Ja mu valik on suhteliselt kesine, sest üks võukvärk jälitab teist, aga mis teha. Ja siis valisin välja juba üleviimasel korral, jõudsin vaata mingi 10-20 minutit ja eile vaatasin edasi, oli see Mary Stuart, siis Mary Queen of Scots on vist šotlaste kuninganna oli see pealkiri, 2018 film. Ja mõnikord võib öelda, ma võib-olla natuke ülitundlik, et kipun nägema võuki igal pool, eks ju, iga nurgatega on võuk, eks ju, mis ta muidugi on ka, aga siin on midagi ülitundlikkusega tegemist, see ongi suur probleem. Aga siin ei olnud vaja isegi pingutada, et võuki näha, sest see võuk kargas iga nurga peal. See oli tegelikult niimoodi, et muidugi nemad vabandavad välja, me ei tee mingit ajaloolist värki, see on lihtsalt selline meelelahutuslik film, mida inimesed vaatavad. Aga nad ei saa aru, et meelelahutuses tekib tegelikult ka ajalooline teadmine. Näiteks mina olen ülekas on Stefan Zweigi, selle Rein Sepa tõlkega, see Maria Stuart, Rein Sepp, väga vänge tegelane, julges Hitlerile helistada sõja ajal. Palju oleks see julgenud, ei saanud läbi, äkki sadüdendini ja ütles, et Führer magab. Ja hiljem oli Siberis, eks ju, sõjavangina, suhtles seal saksa ohvitseridega, sai saksa keelt paremaks vuntsida. Hiljem oli siis tõlkija, läks elas tänapäeval Läti territooriumi. Aga see on väga võimastegem. Ja siis, ajaloo, ma olen väike ajaloohuviline ka, nii et ikkagi see Katariina Medici oli selle Maria Stuarti esimene ämm. Väga huvitav tegelane ka. Ja siis vaatasin seda filmi, see oli täiesti õudukas. Mis seal oli siis valesti? Kõigepealt muidugi väga selline multirassiline šoti õukond. Ma ei tea, kuskil Lõuna-Euroopas oleks mingi õukond olnud, see oleks rohkem usutav, et mõned iksikud isikud on seal, eks ju, imbunud sisse ka lähiriikidest, eks ju. Aga Šotimaal, kõledal Šotimaal,
multirassiline kogukond, no lõpetage ära. No siis oli see, et Mary Stuart, kes oli siis katoliiklik monarh, eks ju, rääkis sellist usutolerantsi seal ja noh, me teame, et 16 sajand ja usutolerants ja noh, see on nagu, selleks võib olema täielikult aju pehmenemine sellisest uskuda, et noh, seda lihtsalt 16 sajand olid väga suured konfliktid. Ja rääkis selle protesti, me mõlemad lähete taevasse protestid, kuulge, ja siis oli muidugi protestantide mõnitamine ka, siis oli üks protestantlik mingi jutlustaja, kes ma saan aru, oli ka ajalooliselt päris tuntud tegelane Šotimaal, et teda oli nagu mingisuguse fanaatiku, mingisuguse hulluna, et noh, et see on solvamine oli, jah. Ja muidugi see ka, et siis oli seal see muidugi transseksuaalse teema, mis on väga kuum teema oli sees, seal oli üks õukondlane või kaaslane või teenijana, ma ei tea, kes ta oli seal mingi, oli meesterahvas, kes käis kleidiga ja Mary Stuart kutsus seda kohe õeks ja ta oli meie õde siin ja siis seesama tegelane seksis tema selle teise abikaasaga, kellega selle Jamesi sai, see James Stuart, kes hiljem sai kuningaks. Ja siis jäi vahele ja siis palus andeks kuningannalt ja kuningas ütles, et ei ole midagi, et see on su loomus. Issand jumal, kui mingi naine oleks petnud tema abikaasa, et vabandage, et ma teie abikaasaga seksisin. Ja see muretsege, see on teie loomus. Ühesõnaga, seal oli ikka sellist ja muidugi siis, et noh, kuninganna Elizabeth, eks ju, selle Henry VIII tütar, kes oli Inglismaal, kes hiljem lasi Mary Stuartiga hukata. Ja siis Mary Stuart, eks mõlemad on võimsad, eks ju, valitsejad ja siis ikkagi nagu näidatakse nagu mingite meeste ohvrite nagu midagi nagu. No ma ei tea, selline iba oli see ühesõnaga, et noh, ainuke mure on see, et mingid noored vaatab seda ja nagu hakkavad päriselt mõtlema, see oligi nagu 16 sajand. Et ikka kindlasti mitte. Jah. Aga noh, jah, mis teha? Et ma Lux Expressi teeksin ettepaneku oma filmivalikut natuke parandada, et kaua, noh, mõningad vanad filmid on seal head, et kui ma mäletan, kus ma käisin, kui ma vaatasin seda Hommikusööki Tiffany juures, see oli päris tore film, aga see on vanem film juba, seda ma olen ka mingi 1000 korda näinud, et võiks nagu parandama filmide valikut, jah, et see nagu, kuidas see Mary Stuart, et kostüümid olid väga ilusad ja kõik see nagu, et näitlejad olid väga meisterlikud, et see oli nagu tegi selle raskeks, et noh, et noor inimene vaatavad, oi kui head näitlejad ja oi kui ilusad kostüümid ja kõik, aga 16 sajand ja usuline tolerants ja mingisugused transinimesed ja rassiliselt mitmekesine õukond ja mingi valgete meeste, ma ei tea, kurjus vahest õnnetute naismonarhide vastu, no lõpetage. Elizabeth näiteks, ka selle Elizabeth Tudor, eks ju, oli üks võimsamaid monarhia üldse nüüd ajaloos, eks ju. Ja mitte, noh, ta muidugi, temast on ju alguses olnud see Briti impeerium, kui ta selle võitmatu armada ju purustas ja noh, kultuuriline see suur areng, eks ju, noh, Shakespeare ja kõik ju. Nii et lõpetage ära. Aga noh, jah, sellega tuleb siis nagu öeldakse meil nagu rinda pista. Aga no nii kaua, kui sõnavabadus on olemas, ma saan siin jaburtada ja müliseda oma kanalil, mida vaatab 0,8 inimest. Aga vähemalt seegi, et vähemalt mingi lootus on, et äkki mõni inimene näeb ja äkki saab aru, et oi, et 16 sajand ei olnudki selline usuliselt tolerantne aeg. Sest mina filmis nägin, kuidas kuninganna ütles nii usuliselt tolerantseid, nii kauneid asju. Aga näed, tegelikult võib-olla see kuninganna ei öelnudki selliseid asju. Aga olgu, jätan Jumalaga Viru hotelli 15. korruselt ja noh, võib-olla kunagi saan siin veel olla.